Väga tihti oma meestes meie naisetena näeme isasid, sest meil oli lapsepõlvest isa puudus ja me tahame, et meid toetatakse ja kaitstakse, nagu see isik oleks isa, mitte partner. Ja siis see suhe ei ole võrdne partnerite suhe, vaid siin on hierarhiline segadus ja vastuolu. Ja vastupidi, mõned mehed tahavad olla sellised tugevad ja suured ja mehelikud ja kõik teevad ära naise eest ja näiteks nad on vanemad ja oletame, et naine on noorem, ütleme siis umbes niimoodi 2 korda nooremad naised, et sellised mehed tavaliselt võtavad endale isa rolli ja näevad siis tütart selles naises varem või hiljem. Ja sellisel juhul voodis toimub puhas insest. Ja mis te arvate, kas mees tahab oma tütrega seksida või kas tütar tahab isaga seksida? Muidugi mitte. Vot just sellistel hetkedel algavad probleemid. Ja võivad olla näiteks veel sellised suhted, kus naine hakkab oma mehele ema eest. Võtab enda peale liiga palju vastutust, teeb kõik ära, päästab, mängib ema rolli ja mees siis satub poja positsioonile või siis võtabki selle poja infantiilse lapse positsiooni, mis on väga mugav ja kus ei pea vastutust võtma. Ja siinkohal sellised naised tihtilugu süüdistavad mehi selle eest, et need mehed on liiga naiselikud, et hakaku mehelikuks ja siis saab kõik korda. Aga väga tihti nad ei mõista isegi seda, et nad on ise võtnud seda mehe rolli enda peale, enda kanda, kogu vastutust pere eest nad on ise võtnud ja nad võib-olla isegi ei oska seda mehele ära anda. Ja kui nad päriselt kohtavadki sellist meest, kes võtabki meheliku positsiooni, võtab vastutust ja teeb kõik asjad ära, siis nad lihtsalt ei suuda sellise mehega koos olla, sest nad ei ole sellega harjunud ja nad ei oska teistmoodi, nad oskavad ainult päästa. Ja teate, see päästmine, see vastutuse võtmine, see ei ole ju suhte jaoks, mehe jaoks. See on selleks, et olla hea. See on ka lapsepõlve traumast, kus ma ei olnud piisavalt hea ja nüüd mul on vaja tõestada ja päästa ja anda. Mitte sellepärast, et ma päriselt tahan seda teha, vaid sellepärast, et mul on fucking lapsepõlve trauma ja ma pean siiamaani ka täiskasvanuna tõestama, et ma olen piisavalt hea ja ma teen kõike selleks. Aga sa ju ei tee seda mehe jaoks, sa ei tee seda armastusest. Sa teed selleks, et saada